Täna 6. jaanuaril oleme siis FK keskuses ja sõidame päris nii-öelda sportrallitajatega ja virtuaalrallitajatega kaugrallit. Miks me seda teeme? Eelmisest aastast on Virtuaalralli Autospordi Liidu egiidi all võistlemas ja uus hooaeg on alanud. Ja mis oleks parem, kui panna sportrallitajad ja virtuaalrallitajad kokku maailmasse, kus nad tegelikult varem ei ole mõõtu võtnud. Ja Elmo Rendis me oleme arendanud välja kaugjuhitava sõiduki, ehk kaugelt ruumis juhime autot, kõiki funktsioone ja siin kaardirajal autot siis kaugelt juhitakse. Parem võidab. Miks Elmo Rent kaugjuhitavat autot arendab või tehnoloogiat arendab? Me vajame seda igapäevaselt oma teenuses. Me oleme lühirendi ettevõte, et teha teenus kliendile mugavamaks, me toome auto ukse ette. Meie jaoks aga see on arvestatav ressurss. 2 inimest, 2 autoga peavad selle auto ukse ette tooma. Aga kui me saame seda kaugjuhitavalt teha, siis on see selgelt ressursi kokkuhoid ja ajavõit. Täna me oleme läbimas esimest ametlikku Transpordiameti ametlikku platsitesti. Esimene osa on läbitud, loodame, et jaanuariga saame ka teise osa läbi ja siis me alustame tänavatestiga. Seadusandlus täna toetab meie tehnoloogia arendust. MKM on ise tõlgendanud liiklusseadust, mis ütleb selgelt, et autol peab olema juht, kuid ei ole öelnud, kus kohas juht peab asuma. Ja täna vaadates, kuidas töögrupp selle nimel töötab, võiks öelda, et see tähendab võib-olla marginaalseid täiendus liiklusseaduses. Täna on kaugjuhitavad autod Eesti teedel lubatud, me oleme osapoolte kokku leppinud, et me teeme seda testimise egiidi all, sest me keegi ei tea täpselt, mis sees on ootamas, me täpselt ei tea, kuidas turvalisus igas küsimuses tagada. Nii et täna me testime turvajuhiga, peatselt teeme seda ilma turvajuhita ja ma arvan, et seadusandlus on juba täna toetav või siis selleks ajahetkeks kindlasti need pisitäiendused on tehtud. Kurvide nägemine oli päris keeruline, et on talvised olud ka, et kõik on niimoodi ühtlaselt valget. Ja teine asi oli kindlasti see nii-öelda delay, et mis ta oli vist 0,1 sekundit, aga see tundub nagu 0,1 minutit, et see on hästi nõuab harjumist, et see esimene ring ma suutsin kohe kinni ka jääda, et lihtsalt kurvid tulevad nagu kuidagi mitte kuskilt ette ja siis auto ei reageeri ka, et nagu ma ütlesin, kindlasti raskem kui ralli. Just kodus valmis enda simulaator nüüd, et eks ma sellega siis päris sõitmise kõrvalt hakkan ka tööd tegema, et natukene sõidutehnikat parandada, et ma arvan, et vähemalt ringraja simulaatorid on nüüd seal kohal, kus saab juba päris head trenni sellega teha. Sel aasta e-ralli auto meistrivõistlused on selles mõttes teistmoodi, et meil on teine mäng kasutuses, võtsime ametliku WRC mängu ja üritame läbida kõiki enam-vähem, mis on mängus on, neid rallisi. Kokku sõidetakse 8 katset igal rallil ja sõidame 2 klassis. See virtuaalmaailmas on see kõige suurem asi, et ei ole seda ohutunnetust, et sõida seina ja midagi ei juhtu, et võib-olla tulemused lähevad halvemaks, aga nagu viga ei saa. Et päris nii-öelda võidusõidus ikka on see väike risk olemas, et tervisele ja millegi muule ka ja muidugi ka rahaliselt autodele. Et virtuaalis juhtu nagu selles suhtes midagi. See on see kõige suurem vahem, ma arvan. Aga mängud kui sellised on juba päris reaalsed autotunnetuse koha pealt. Et ma arvan, et selles alas jõuab järgi virtuaalsport ka autospordile.